Tallinna loomade hoiupaigal on loomadele uute kodude leidmisega kiire taga. Tallinna linn kuulutas välja uue hanke varjupaiga teenuse pakkujatele ja senini tegutsenud varjupaik seda ei võitnudki. Varjupaigal ei läinud kõige paremini. Tallinna loomade hoiupaik pakkus kõrgemat hinda, kui oli teine varjupaik, mis ka konkureeris, kuid Tallinna linn otsustas, et sellise hinnaga ei ole nemad nõus lepingut sõlmima. Mõningad koerad on isegi siin 1,5 aastat sees olnud ja me üritame neid maksimaalselt hoida, sest et me ikkagi oleme ka õppematerjaliks koolidele, kuna meil ikkagi toimuvad ka ekskursioonid siin ja kus siis õpetatakse lastele loomasõbralikkust ja loomadega ringi käitumist. Suurem jagu kõik on ikkagi annetuse peal ja hea tahtmise ja usu peal. Praegusel momendil ikkagi oleme kuidagimoodi saanud seda endale lubada, sest et annetusi on tulnud ja loomasõbralikke inimesi meil on väga palju, kes meile toitu toovad. Madalama hinnaga lõi konkursi kinni eelkõige venekeelses meedias Eesti suurimaks loomakaitsjaks tõusnu Laara Larsen. Naine küsis ühe koera varjupaika toimetamise eest ainult 160 krooni. Loomulikult oli see linnaisade meele järele. Paraku on sel kokkuhoiul ka oma hädad. Selgus, et loomade jaoks on see lausa elu ja surma küsimus. No kui hakatakse sellist teenust pakkuma väga odava hinnaga, siis asi muutub väga seadusekuulekuks ja peale 14. päeva möödumist hukatakse püütud loomad. See ei vasta tõele, sellepärast, et meil on nendega natuke teised arvestused. See tähendab, et ma arvestusest praegu ei hakka rääkida. Inimesed peavad lihtsalt ennast rahustama. Eesti keeles ma ei oska nii hästi rääkida. Ja nad peavad lihtsalt aru saama, et me ei ole mingi tapamaa ja ei hakka seda olema. Ja loomad hakkavad elama edaspidi ja samasugune süsteem. Inimesed tulevad, võtavad, valivad ja seal ei ole nagu muud midagi. Kui palju uues varjupaigas töölisi on ja kui mitmele koerale boksid tulevad ja kassile ka muidugi? Esialgu me paneme programm miinimum, see on 30 koera ja 60 kassi. Siis edasi me paneme 2 korda rohkem. Ja töölisi ei tule väga palju. Keskuse töö on natuke teistmoodi pandud. Kergem puhastada, kergem korras hoida, kergem kütta ja nii edasi, sellised asjad. Et seepärast me ei vaja nii palju töölisi sinna. Tallinna varjupaiga rahvas ei saa aru, kus Laara Larsen varjupaika pidama hakkab. Tema Harjumaal Väänas asuval kinnistul pole ju ühtegi puuri ega muud vajalikku hoonet, milles loomi pidada. Ma ei oska konkurendist midagi rääkida, sellepärast et ma tean ainult seda, et seal on tüher maa ja hein kasvab seal, selle maalapi peal. Ehitusrahad kõik on olemas? No sellest ma küll ei taha praegu rääkida ja rahadest ja ehitusest. Kui ma alustan, siis ma kutsun teid uuesti ja siis te tehke ilus report sellest. Kui suur investeering üldse see varjupaiga ehitamine on? Sellest ma ei hakka rääkida, ma räägin sellest aastast 2011. Laara Larsenil on aga selle põllulapiga suured plaanid. Sinna peab naiste unistuse järgi tulema vaata, et kogu maailma vägevaim loomade taastuskeskus. Seda juttu on ta ajanud juba mitu aastat. Pildid MTÜ Pets kodulehelt peaksid aimu andma Laaras suurtest plaanidest. Tallid hobuste jaoks tulevad alles järgmine aasta, sellest aastast alustame ainult koerte osa. See on esimene tuleb väike maja, siis pärast tuleb suur maja, 2 atriumiga, ilusad ja kenad. Esimene tall on sotsiaaltall, kus me hakkame hoidma hobused, kes vajavad abi. Näiteks hüljetud hobused, nendega on ka meil probleem Eestis kordoni. Ja teine tal on renditall muidugi ja me peame kuskilt raha võtma selleks, et seda pidada ja inimestele palga maksta ja nii edasi. Koha peal avanev pilt muidugi nii ilus pole. Muide, ka Eesti riik andis oma eelarvest nende renditallide tarbeks üsna kopsaka rahasumma.
Kui palju siis Laara riigilt raha sai ja mis ta maksumaksja rahaga ka tegi? Selle raha eest me tegime detailplaneeringu, selle raha eest me tegime tee. Raha suurus oli 700 000 ja sellest ma olen väga tänulik, sellepärast et see oli väga suur abi meie jaoks. Ja üldiselt see ongi, jah. Siin kuulujutud räägivad hulludest 10 miljonitest, see on vale, jah? Ma kardan, et riigis ei ole nii palju raha lihtsalt niimoodi taskust välja laua peale panna, et see oli küll ja toetus, kuid 700 000, mitte rohkem. Tallinna varjupaiga ja tema hoolealuste kohal asuvad praegu sünkmustad tormipilved. Korraks lõi aga õhu siiski selgemaks. Asi selles, et linnahanke võitja pole siiski veel lõplikult selgunud. Laara Larsenil polevad varjupaiga inimeste jutu järgi rahaasjad päris korras. Seal on oma särgid-värgid ja sellest ma ei hakka rääkida, et halva midagi seal ei ole, aga lihtsalt lükkati natuke edasi ja siis augustis näeme. Ma sellest küll ei taha nagu nii palju rääkida, aga halva midagi pole seal. Hoiame siis pöialt varjupaiga asukatele ja loodame, et ehk nii mõnigi lemmiklooma tahtja nüüd just sealt majast oma perele lemmiku välja valib. Praegune varjupaik on vähemalt koerte osas olnud üsna loomasõbralik ja reeglina elasid kasvandikud seal kaugelt üle seaduses ette nähtud 2 nädala. Laara Larsen lubas hanke võitmisel sama joont hoida. Elame näeme. Tallinna linna lemmikloomade varjupaiga koerte kasside elu ja surma üle otsustaja selgub augustis.